Kuigi Ebola viirus laastab Aafrika riike, tundub see olevat mitme tuhande miili kaugusel. Ebola ja teiste viiruste nagu leetrid, SARS ja hantaviirus puhang võib olla kohe meie ukse ees, eriti kui miljonid fännid kogunevad FIFA maailmameistrivõistluste staadionitele ilma sotsiaalse distantseerumiseta. Meiega liitub nüüd Mark M. Farb, Diatic Internationali asutaja ja tegevjuht, kes on meiega New Yorgist. Tere õhtust teile ja head pärastlõunat teie aja järgi. Hästi, tere õhtust. Aitäh, et mind kutsusite. Diaconic on ülemaailmne biotehnoloogia ettevõte, mis on noteeritud Nasdaqil ja tegeleb juba aastaid viiruste ja haigustega. Aga rääkige meile eriti just Ebolast, sest see on praegu ülemaailmsetes uudistes. Kui surmav see on? THCO ja teiste agentuuride andmetel on suremus kuskil 30% kuni 50%, mõned ütlevad isegi kuni 90%, aga mina arvan, et see on pigem 30 kuni 50% ulatuses surmu. Nii et me räägime väga surmavast viirusest, mis levib Aafrikas ja me tahame olla kindlad, et see jääb sinna ega leviks teistesse riikidesse üle maailma. Nüüd, nagu me näeme jalgpalli maailmameistrivõistlustel, on see selgelt väga-väga põnev. Inimesed on unustanud sotsiaalse distantseerumise, nagu ma ütlesin, millega me pidime COVID-i ajal elama. Aga osaleb 10 Aafrika rahvuskoondist ja 10 000 fännid lendavad Aafrikast kohale. Mida me siis teeme või ei tee saabumisel selle kontrollimiseks? Ja kas sellest on kasu, kui keegi võib seda kanda, aga pole veel sümptomeid? Ma arvan, et valitsused on võtnud ettevaatusabinõusid ja teinud häid samme, et proovida selle levikut takistada. Nagu sa mainisid, kui inkubatsiooniperiood on 21 päeva või pikem, siis kui üks neist külastajatest Aafrika riigist või kuskilt mujalt, kes on viirusega kokku puutunud, võiks tegelikult hakata seda levitama. Tead, rohkem puhanguid siin USAs või Mehhikos või Kanadas, kus toimuvad FIFA üritused või ükskõik kus. See võiks olla näiteks lennukis, mis üle taeva lendab. Nii et see on tõesti potentsiaalne oht. Aga tegelikult pole asi Ebolas. Asi on selles, et me pole valmis. Me ei võtnud COVID-19 õppust ja me võime sellest rääkida ning ma võin selgitada, miks. Ja, ma mõtlen, sa tõid välja huvitava punkti, nimelt selle, et me kõik olime COVID-i pärast väga hirmul, aga suremus oli tegelikult ainult umbes 1%. Mida me siis oleme õppinud või mitte õppinud? Ja kas inimesed on selle lihtsalt unustanud, kuigi nad peaksid rohkem tähelepanu pöörama, sest me võime silmitsi seista uue puhanguga, isegi kui see pole Ebola, mis pole õhu kaudu leviv. Meil on leetrid ja meil on ka muid asju, millest me kuuleme, kuigi kõik arvasid, et leetrid on kadunud. Ja ära unusta linnugrippi, mille suremuseks hinnatakse umbes 30%. See on tegelikult levinud veiste, lindude ja teiste loomade seas. Nii et ma arvan, et me oleme palju õppinud. Mida me selle suhtes ette võtame, on juba teine asi. Ma arvan, et vaktsiinide vallas oleme me tõesti head tööd teinud ja oleme hästi ette valmistatud. Ma arvan, et me suudame nüüd toota miljardeid vaktsiinidoose kiiremini kui varem ja need ka kiiresti inimesteni viia. Aga kui puhang juba algab, on vaktsiinist juba hilja, sest sa oled juba haigusega nakatunud. Kui sa mäletad, siis COVID-i alguses olid haiglates inimesed hingamisaparaatide all. Tegelikult on sul vaja monoklonaalseid antikehi või ravimeid, mis on esimene kaitseliin. Ja, osalt öeldes, ja. Ja siin tulebki mängu Diatic. Ma mõtlen, et sina oled jälle nii kaua selle tehnoloogia esirinnas olnud. Selgita, kuidas see töötab, sest see on väga teaduslik, aga samas ka bioloogiline. Ja te ründate neid asju mõlemalt poolt, nii ennetavalt kui ka siis, kui juba on nakatunud. Selgita siis, kuidas see töötab selle võimaliku kriisi ennetamise seisukohalt? Ma kõigepealt selgitan meie koostöö Iisraeliga, Iisraeli bioloogiliste uuringute instituudiga, epideemiateks valmistumise koalitsiooniga CEPI, Euroopa Liidu vaktsiinikeskusega ja Oxfordi ülikooliga, CRISPR ja teistega. Me oleme teinud koostööd ja teeme koostööd püüdes, ütleme nii, lahendada seda suurt probleemi, mis kõigile silma paistab. See suur probleem, millest räägime, on see, et tänapäeval kasutatavad traditsioonilised meetodid monoklonaalsete antikehade tootmiseks põhinevad imetajarakkude liinidel. Need kasvavad liiga aeglaselt, toodavad liiga vähe ja maksavad liiga palju. Ja kui te mäletate COVID-i ajal, siis isegi USA armee tarneahel mainis, et see on 1% suremusega haigus. Kui see oleks olnud surmavam, oleks meil olnud tõsine katastroof käes. Ja siin tulebki mängu Ebola või hantaviirus.
Kui sul on 30% suremusega haigus ja sul pole võimalust seda ravida ega elanikkonda kaitsta, siis on meil palju hullem Hispaania gripp. Ja meie C1 tehnoloogia on NITSEN, see on mikroobne organism, mis kasvab palju kiiremini, umbes 10 korda kiiremini kui imetajarakk. Saagikus on suurem, see suudab teha 3 partiid, selle ajaga meil tavaline meetod teeb 1. Ja seal ei ole viiruseid, mida peaks enne avalikkusele andmist eemaldama. Nii et me räägime täielikult murrangulisest muutusest. Ja me oleme selle kallal töötanud ning näidanud, et see seob ja neutraliseerib viirust täpselt samamoodi nagu need imetajarakud. Ja seda on näidatud hamstrite uuringus, mitte inimahvide uuringus, mida viisid läbi eurooplased COVIDi ajal, COVIDiga, aga ka malaariaga, RSV-ga ja veel 7 või 8 muu antikehaga. Nii et tehnoloogia on tõestanud, et see suudab neutraliseerida ja seonduda sama hästi nagu status quo. Õige. Aga nüüd suudab see seda toota palju kiiremini ja murdosa hinnaga. Vau, ja see on nii oluline ja kiiresti, enne kui aeg otsa saab, räägime teisest teemast. Ma mõtlen, et sa ei saa kellelegi vaktsiini anda, kui ta on juba nakatunud. Selgita siis tööd, mida sa teed ja kuidas see võib suures plaanis aidata, kui saad teha rohkem kliinilisi katseid Aafrikas, et sinu tehnoloogia suudab selle varakult ohjeldada, kui keegi on juba nakatunud. Jah, nii et me viisime taas läbi esimese faasi kliinilise uuringu Aafrikas. Ausalt öeldes töötati see osaliselt välja Iisraeli bioloogiliste uuringute instituudis. Toodeti seal Iisraelis koostöös PTG Iisraeliga ja Teatikuga. Ja me esitasime selle vaktsiini SAPRAle ehk Lõuna-Aafrika reguleerivale asutusele ning näitasime selle ohutust, talutavust ja tõhusust. Aga see vaktsiin on, nagu te märkisite, mina märkisin, mõeldud selle ärahoidmiseks. Kuid kui see on juba juhtunud, on vaja monoklonaalset antikehi. Ja ausalt öeldes oleme korduvalt näidanud, et meie tehnoloogia suudab monoklonaalseid antikehi toota kiiremini, rohkem ja odavamalt ning need jõuavad kiiremini kasutusse. Nii et need neutraliseerivad ja seonduvad. Ja kui te mäletate, isegi president Trump COVIDi ajal, ta tahtis, et maailm sellest loeks ja sai antikeha. Probleem antikehade tehnoloogiaga COVIDi ajal oli see, et see ei suutnud sammu pidada. See muteerus liiga kiiresti. Tehnoloogia oli liiga aeglane, et sellega sammu pidada. Ja isegi kui see oleks jõudnud järgi, oleks seda saanud vaid 1 või 2% maailma elanikkonnast. Nii et see on potentsiaalne katastroof, mis võib juhtuda. Ja Ebola on lihtsalt äratuskell. Oli Ebola, olid ahvirõuged ja on hantaviirus. Nii et me oleme vaid 1 mutatsiooni kaugusel surmavast viirusest. Ja me peame olema valmis. Ja Iisraeli, USA ja Euroopa valitsused peavad tegutsema ja tõesti toetama tootmist, sest see ongi see elevant toas. Õige. Tehisintellektiga saab kõike avastada, aga sa ei saa seda teha ilma rakuliinita, mis võimaldaks seda kiiresti ja tõhusalt toota. Hästi, aitäh selle selgituse eest. Sa tegid selle kõik palju lihtsamini mõistetavaks, sest see on väga keeruline bioloogia. Suur tänu, Mark M. Farb, Dyadic Internationali asutaja.